Helmet, et me rääkisime siin haridusest, aga nüüd küsimus, mul on lihtsalt selline soov teada saada, mis sina arvad, et kas kool füüsilise keskkonnana liiga suur Keilas ei ole? No vaata, kui sa mäletad, siis vanasti meil oli 2 kooli, et Hästi mäletan. lausa oli ka venekeelne kool ja siis oli jalgkool ja siis oli siis see gümnaasiumi osa seal. Ja kui neid omavahel kokku kõhti panema, siis mina olin üks nendest, kes lärmas natukene, et ma ei näinud sellel väga suurt vajadust. No nüüd on see tehtud ja tegelikult tead, see on erinevates omavalitsus on erinev praktika, et mõned nagu väga pooldavad seda nii-öelda ühtse juhtimise alla viimist, mõned jälle mitte. Ma ise arvan, et tegelikult see on töökorralduslik küsimus, et vahet ei ole ju, et oleneb ju, kuidas selle oma töö korraldad seal, et maja jääb majaks nagunii ja ega võib-olla ehitame tulevikus mõne maja juurde, kui vaja on ja tegelikult ühte hakatakse ehitama varsti. Aga jah, et kui me räägime sellest, et sa ütled, et nagu võib-olla õpetajatel on keeruline, et aeg-ajalt võib-olla juhtkond ei jõua nendeni või mida iganes, et see on ikkagi töökorralduslik küsimus. No aga siis ma ikkagi toon sisse selle mõtte, et minu arvates, kui me räägime põhikooli esimesest astmest ehk algkooli osast, jah, et see on klassiõpetaja õppepõhine ja suurde majja minnes on ju ikkagi aineõppepõhine, et need on töökorralduslikult täiesti erinevad protsessid, et siin juures ma ise näen, ma tunnetan, et pargimaja vajab autonoomsust, suuremat autonoomsust. Ma ei oska seal vastu vaielda, sellepärast, et ma ise ei tööta seal, et ma ei... Jah, ja see ongi ju see, mida Helmet ka tõi ju välja, et see ongi see töökorralduslik teema tegelikult, et lõppkokkuvõttes pole ju vahet, kuidas see struktuuris on, et kas seal on igal majal oma direktor või oma juht, aga küsimus on ju see, et kuidas nüüd läbi selle juhtimise siis kool saavutab selle lõppeesmärgi, mis ongi kooli eesmärk, eks ju. Ja kui, see on küll tõesti, see on ikka puhtalt töökorralduslik teema, sest et meil ju, igal pool omavalitsustel meil hästi palju tsentraliseeritakse asju just. Ja siis tekivad hästi palju mingid vahelülisid sinna, sest et kuidagi on vaja teha kontrollsüsteemid, et selles mõttes alati see võib-olla tsentraliseerimine ei ole ka võib-olla kõige õigem. Jah, ma olen nõus sinuga selles mõttes, ega ju vähemalt sotsiaaltöös on ka ju niimoodi olnud, kui ma olen teiste riikide praktikat vaadanud, et seal ongi, ta käib lainetena, mis on täiesti loomulik, et antaksegi roll omavalitsusele, ehk siis on nii-öelda detsentraliseeritud, siis ühel hetkel saadakse aru, et see mudel ei tööta, siis võtab riik mingisuguse vastutuse enda peale ja ühel hetkel saadakse aru, et jälle ei tööta ja siis minnakse jälle tagasi. Kusjuures mulle just eile kolleeg rääkis, nad käisid Soomes ja alusharidust vaatamas ja haridust vaatamas ja siis ta ütles, et tal jäi selline mulje, et soomlased teatud küsimustes jällegi lähevad seda nii-öelda tsentraliseerimise teed pidi, et ei tea siis tegelikult. No samas jälle mina ütleks seda, et me räägime ju põhimõtteliselt 2 pealkirjast, üks on juriidiline pool, mida annab alati mõelda, ümber kirjutada, aga teine on ju see füüsiline pool, et ikkagi maja sa 3 kuuga väiksemaks ei ehita, liiatigi suuremaks ei ehita. Et mina leian ausalt, et Keila kool on liialt suur ja tegelikult siin on ainult üks omadussõna, ta on liialt lärmakas. Kui täna räägime lastest, kellel on väga suur protsent on ATH-d, nad vajavad väiksemat keskkonda, lihtsalt kasutades sõna lärmakust, siis mina ütlen, et Keila kool on liialt suur. Jaa, keskkonnas võetakse appi kõrvaklapid, väga paljud juba tellivad õpetaja, palun anna mulle kõrvaklapid. Ja see ei ole ju reaalne elu. No jah, selles mõttes Kadri töötab seal, Kadri on kõige suurem ekspert, et ma üldse ei vaidle vastu, aga siin ongi see sama teema, et ega jällegi meil on ka ju plaanis hakata seda uut maja ehitama seal, et ma ei tea, kui kaugele sellega jõutakse, et kas see rahastus tuleb, see ei tule, aga loodame, et tuleb ja saab valmis, aga jällegi see on ju projekteerimise küsimus, et mul ei meenu enam, kus see oli tegelikult selline koolimaja, aga see oli Eestis kindlasti, kus tegelikult oli ka päris suur hulk lapsi, aga maja oli nii hästi projekteeritud, et vahetundide ajal nad lihtsalt kadusid kusagile ruumidesse sinna ära, ka nii-öelda nii üldkasutatus ruumidesse. Et seal on võib-olla selline projekteerimise küsimus, mis on nagu Keila võib-olla ühelt poolt suur uhkus on, eks ole, meil see vabadussõja monument, ehk siis nii-öelda algkoolimaja. Aga kuna ta on ilus, jah, ta on sellise väärtusega, aga siit teised küsimus, et seda majas enam selliseks ei tee tõenäoliselt, et seal
kuidagi saaks kujundada olukorra selliseks, et seda lärmi kuidagi vähem saada, aga uute maade puhul on see täiesti võimalik ja ma ei tea, ausalt öeldes ma pole käinud vahetunni ajal selles, et siin mõni teine võib-olla oskab kommenteerida, et kas seal oli lärmi või on seal lärmi, ma ei tea, sina oskad Kadri kommenteerida. Sa mõtled siis nüüd... No suures majas, eks siis selles põhjamaja, jah, et on seal vahetunnis siis selline keeruline olla, et lastele... Ma ei oska suurt maja praegu kommenteerida, ma oskan seda ikkagi väikest maja kommenteerida, et seal on ikkagi lärm korralik. No ikka see on ju selge, et kui on palju lapsi, siis lärm on, aga jällegi, see võib olla jällegi ka jälle selle töökorraldusteema küsimus, sest et kui ma tean näiteks Maasingu koolis, kus Tartus siis, kus on autistlikud lapsed koos, samamoodi hüperaktiivsed ja ma mäletan kunagi kadunud Tiina Kallavus, kui ta oli selle direktor, et siis ta ütles, et nii, et nad suudavad selles koolis, mis on ju ka lihtsalt üks suur hoone, väga kenasti erinevad sihtgrupid ära õpetada ka nii, et nad alati ei puutu omavahel kokku. Et see eeldab seda, et on vahetunnid erinevatel aegadel, eks ju, et ei ole seda kisa ja lärmi nii palju. Aga mis te arvate sellest, et nüüd on osad tunnid pannud osades koolis kokku, et siis on, kui pikk see nüüd? Sa mõtled need 80-sed plokid või? Jah, täpselt, et kuidas teile see füüsiliselt ja loogiliselt tundub? No eks me oleme praegu sellises katsetusjärgus, et ta annab sellise, ütleme nii, et see tunni mis on 80 minutit, selles plokis sa jõuad päris palju selle aine õpetamisel, mingi teema õpetamisel, päris palju jõuad süviti minna ja jõuad ka iga lapseni. Aga ma pakun, ma küll ei julge väita nii, aga ma pakun, et aja jooksul me peame tegema midagi kohandama, mingid teemad jäävad käsitlemata, sellepärast, et seal on küll liikumispause, teed vahepeal, aga uuesti lapsed kätte saada, kuulge, nüüd jätkame teemaga, see on päris trikivärk. Et see on see, mida mina kogen, on ju. Aga et lapsed on sul kauem käes, et see tund ei ole nagu kohe ära lõigatud, et seda aega ma naudin isegi, aga nad väsivad ära ka. Nad väsivad ära seal ühes kohas, tänapäeva lapsed eriti. Ma just mõtlengi 80 minutit või 90 minutit, eks ju. Mina arvan, et see on liiga pikk aeg, et tegelikult see on õpetajale üsna suur ka väljakutse, et kuidas ma suudan siis oma selle programmi selle 40 või 45 minuti sisse panna, nii et lapsed oleksid haaratud, et vaim püsiks ergas, et ma ei tea. Mulle tundub, et see on see ei ole halb, aga lihtsalt me ise ka ju väsime. Minu isiklik arvamus on, et selline süsteem töötab vanemate õpilaste puhul, kellel on püsivust rohkem, et väiksemate puhul, aga võib-olla ma eksin siin, lihtsalt aeg näitab, siis saame kogemuse. Jah, ma arvan ka ja tegelikult me just jällegi mõni aeg tagasi rääkisin ühe hää tuttavaga ja meil tekkis ka see küsimus, et kuidas lapsed vastu peavad. Aga me jõudsime ka sinnamaani, nii nagu sa Meelis ütlesid, ega see sõltub hästi palju õpetajast ju tegelikult, et see on õpetajale väljakutse, sa ütlesid, et liikumispausid on seal vahepeal ju, et see ongi paras väljakutse ju ka selles mõttes, et kuidas oma tund huvitavaks teha. On ju, et ega tegelikult ega sa ei peagi võib-olla kogu seda aega kasutama nii intensiivselt selle õppetöö jaoks, vaid meil on tegelikult olemas ju väga head õppematerjalid, mis on nii-öelda interaktiivsed, eks ole, mida saab ka kasutada, et lastele see tund huvitavaks teha, et me ei ole enam ju seal 80-ndates, 90-ndates, kus kriit ja tahvel oli ainukesed õpetaja töövahendid, et tegelikult on küsimus ju selles, aga kui võtta ajaliselt, et siis jah, et ma ütlen ka koolitajana, et ega see on paras väljakutse selles mõttes ju, et laps oleks seal ikkagi nii pikka aega, et minul on näiteks isiklikult endal on ikkagi keeruline keskenduda nii, 1,5 tundi on minu jaoks ikkagi juba suurt panustamist. No mina ütleks, see on liialt pikk aeg ja tegelikult on see asi ka, et küsimus on ju, mis ainest käib juttu. Kui me ikkagi räägime reaalainetest, mis on enne kõike protsentuaalselt vaadates lastele raske, ja teda panna sinna nii pikalt istuma, mina arvan, et see asi ei toimi. Kunstiõpetus super. Kunstis käsitöös super. Kehaline käsitöö, kokandus, ma saan sellest aru, seal ongi vaja midagi keeta. Ma ei saagi selle 42 minutiga tund ju algab ja nii edasi on ju, aga see küsimus on aines.
nõus, aga mõtlen veel kord, et see on ikkagi hästi palju paneb vastutust ja selle rolli paneb õpetajale, sest ma ise olin siin mõni aeg tagasi, kutsuti Tartu Ülikoolis, et loengut pidama ja siis ma olin silmitsi noorte inimestega ja ma pidin ära sisustama praktiliselt peaaegu terve päeva. Ja siis ma sain aru tegelikult, et see on ka jällegi see sama teema, et mida sa pead koolitajana, kuidas sa pead reageerima kohe. Ehk siis tegelikult nii pea, kui sa seal läksid liiga pikaks sellise teooria lugemise peale, siis juhtus see tegelikult, et hakkas scrollimine pihta, mõni tegi laptopi lahti juba ja nii ta läks. Ja siis ma pidin nagu ümber lülitama, eks ole, või midagi tegema, et see fookus tagasi saada ja ma arvan, et ega seal põhikoolis või algkoolis on sama teema, et sa pead lihtsalt mõtlema, et kuidas see... Ja kui sa mõtled, Helmet, selle peale, et oma tööelu peale need koosolekud, mida on ilmselt sinu päevas ka väga-väga palju ja ilmselgelt 1,5 tundi on liiga palju. Ja tegelikult ka koosolekud peaksid olema oluliselt lühemad, konstruktiivsemad, et siin tähendab ka see, et hariduses on vaja rohkem paindlikkust, et ei pea olema, et kõigil on 80-minutilised tunnid, vaid ta võikski olla nii, et ütleme, matemaatika on seal, ma ei tea, 40 minutit või 1,5 tundi, et üha rohkem me ju näeme seda, et kus lapsed on püsimatud, ja see teeb ka õpetaja elu ju keerukamaks, et kui kogu seda kooslust koos hoida, et ilmselt see märksõna siin ongi see, et vaja rohkem paindlikkust. Tund tuleb teha huvitavaks, võib-olla, ma ei tea, kas see pikkus ongi oluline, aga ma alati räägin seda, et kui mina koolis käisin, see on päris aeg pommuga tagasi, siis mul oli imeline inglise keele õpetaja, kes rikkus põhimõtteliselt seadust, aga lapsed teda kunagi välja nagu ei andnud. Ta luges meile iga inglise keele tunni lõpus 10 minutit Tarzanit. Mis sa arvad, mis toimus 35 esimest minutit? Intensiivne õppetöö, sest me kõik ootasime seda. Täistiks, jah. Aga ütlengi kohe, et kui ta 60 minutit sind õpetad, sa isegi pea ei võta seda vastu. Et seal tulevad ka juba teised piirid ette. Jah, aga jätka see ekspertide oma absoluutselt tervise teemadeks.